tervist, kaunis vaataja, keda huvitab, kuidas lood on BMW-ga ja see on 3. seeria, 3. osa ketivahetusest. Mis ma saan praegu öelda, et kui kaugel me sellega oleme? Oleme me nii kaugel, et mootor on maas, tagumine osa on lahti võetud. Nüüd peaks lahti võtma õlipumba ja saaled. Saaled ja õlipumb ilmselt lähevad 4. ossa ja tuju mul ei ole kõige vist parem, sest kõik läheb väga hästi. Aga asju, mis mina ja mehaanik, mis vahetab seda, ei saa aru, sest ketid ei ole veninud. Ketid ei ole veninud, nad on natukene pikemad kui uued. Põhimõtteliselt need ketid veel saaks sõita ja sõita, aga faasid on paigast. Faasid on paigast ja see mõõteriist, mis käib sinna ploki kaane peale, see näitab, et vahet on just nii palju. Pildi ma lisan, mis mehaanik tegi. Ja siis järjekordne huvitav fakt ja huvitav olukord, et ketitallad ja kõik muu, mis mootoris seal ajakoodidega, ajastusega on, need kõik on 2014 aasta omad. Ja nad ei ole kulunud. Põhimõtteliselt absoluutselt nad ei ole kulunud. Ja nüüdseks on suur küsimus, et ma arvan, et ja mehaanik arvab, et see kindlasti ei ole tema mootor. Ja mootor on kumbkaudne, siukne a la 200 millegiga sõitnud mootor. Ja ta on 2014 aasta oma. Ma üritasin küsida mõnedel inimestel, kellel on andmebaasid, seal sinna ligipääs. Ja nad ütlesid, et kuskil ei ole fikseeritud, et oli mootori vahetus. Kuna see mootor sinna sai, ei tea. Aga reaalselt, kui me vaatame kulumist, siis on umbkaudne kulumine 200 millegiga 1000 kilomeetrit. Ketitallade peal sissetöötlemist, need nagu kulumist, kus kett jookseb, ei ole. Pinguti peal on õrn nähtavus, et ta on tööd teinud. Ma ei tea. Easy flip variandiks oli mõistlik muidugi klapikaan maha võtta, vaadata, kui pingel on kett ja siis juba tegutseda. Kuna YouTube on YouTube ja inimesed tahavad vaadata, kuidas see kõik käib, siis ja niikuinii pärast müüa on hea seda autot, kui kõik selle masina tüüp vead on kõrvaldatud. Aga okei, järgmises videotes ma näitan see ketiliini oma ja õlifiltri lõikan lahti ja siis juba järgmine osa on saaled ja õlipump. Ja siis muidugi väga loodame, et teeme pikka proovitiiru pärast sellest. Käime kuskil Tallinnas, Rakveres või siukse pikem otsa, et saaled töötaks hästi. Aga see on juba siis, kui auto on kokku pandud. Aitäh, et vaatasite seda. Loodame, et teil pakub huvi see, mis ma teen. Ilmselt, kui
keegi ostab mingi auto, siis ma ostan teise auto ja teeme sellega veel midagi. Kas parandame, vaatame tüüpvead ära või siis on mõte, et mingid autod nagu keretööd näidata, kuidas see käib. Kuidas võib kehvasti teha, kuidas võib hästi teha, teeme pool autot nii ja pärast jätame meelde, kes ostis auto ja helistame talle aasta pärast, küsime, kuidas on. Ei, kas või nii teeme, aga ühtlaselt peab tegema. Muidu sellest pole mõtet. Aga nägemist. Keeratusega oli tunda, et on natukene keerat venitatud. See on taaskasutatud mingi 5 korda. Vaadata, mul on BMW mahler. Õlifilter sai lõigatud. Ülihäad mingit puru siin ei ole. Eks ta leigib natukene, aga filter ongi sellest, et püüda kõik pask kinni. Loodame, et õlipump jäi pidama, sest too originaal ja kallis ei taha seda remontida, uut panna. Seal on erinevad bemmivarusad. Veel natukene ja ongi maas. Kui õlipump jääb terveks, siis ma arvan, läheb vahetusse ka veepump. Ja pinguti. Ma vaatan, et vähemalt tundub, et hooldati seda autot, sest sisselaske kollektor uus, käigukasti hooldus oli koos,
õlivanniga. No eks kui me siis räägime juba kuupäevadest, siin on näha 9 ja minu arust see on 1-4. ja tundub, et käsi väriseb, aga ehk siis 9. kuu 2014 aasta oma tald. See on siis ta kett. Kett meil on vaatame, kuskil mingi kirjas on. Iivis ei ole Iivis üldiselt poedeme
teine kitarik. See on õlipumba hammakas. Esialgne mõte praegu, et ketis probleemi polnud. Ajastu oli paigast ära. Ja mis põhjusel see oli, ei oska öelda, sest mõõteriist siia paigaldades oli väga valesti. Täpselt see mõõteriist, mis näitab faasit. Ja sellel autol oli paigast ära. Miks? Ei oska öelda. Aga siin me näeme, et õlipump. Teeme ta lahti. Vaatame, kui kulunud on seinad ja tööpinnad. Ja siis saab juba mõelda, et kui ta on terve, siis ta ei lähe vahetusse, sest kui see... Aga tahaks loota, et sest mootoris mingi asju nagu siuksed nagu salalõksud või mingi siukse asju ei olnud. Seega annab loota, et kõik on väga hästi. Vaatame edasi. Inimest ei ole. See, sul tuli isegi see, vaata BMW logoga. Swagi oma, jah? Ja unustasid maha kanda, et siin nagu on kustutatud kõik. See on isegi sumpa klambri. Et mis siis selle ajastuga võiks, miks ta sai nii mööda olla? Et kui kett ei olnud veninud, aga siin oli mingi 5 milli vahed või? Paigast oli. Sellepärast ta siis näitaski selle nurga, selle kraadi, sest ajastu oli mööda. Aga miks ta kasvas, kui gaasi vajutades? Pingutist. Sest pingutit on mõõt nagu sama. Sest see on ka juba no nii-öelda teine pinguti. Soovitud siin selle pingutiga muuta näiteks. Ja võib-olla on kas siit nagu lahti lastud ja siis on halvasti saanud. Midagi üritati klambri kaane lahti teha ja siis midagi kuskile venitada. No selles suhtes, et siis sa pääsid nendel poltidel ikka ligi. Et, siis see on natuke imelik jah, et kett ei ole veninud. No siin on kõigedel BMW logo täitsa olemas. ...2014. No see ei saa olla originaal. Vaatasin, et mis Swagis tuli see õli oma, see on siis... Pihusti. See on vana, see on uus, jah. Febi logo. Febi? Jah. Kusjuures Febi komplekt oli 7 euri kallim. Siin lõigatud. No, pandi kokku, mis lau peal oli. Eks siis oli mõeldud, et mingi suur vahe tuleb, aga vahet ei ole. Nüüd ma ei tea, kas see investeering oli mõistlik või ei olnud päris mõistlik tegu. Kuna kõik probleemid hetkel on sellest, et faasid olid valesti.
Klapiga Amerikaan ka on 2014 10.07. No me nüüd saame teada, et mootor meil on kindlasti 2014. Tallad on 2014. Kett veninud ei ole. Äkki meil on lihtsalt hoopis peale keeratud läbisõidaga auto. Ei oska rohkem tarka üle. Veel üks nagu testimise võimalus. Võiks öelda, et võiks öelda, et on väga okei. Ei no vähemalt nüüd on turvaline sõita. Vaataks siis kohe, vaataks siis õlipumbadetti. No see vist väga ei kulugi, kusjuures tal pingsust ei ole. See on tagakaan koos simmeriga. Ja ongi nii. Nüüdseks on, nagu juba mainitud, see lahti, märkata 2 hammast, et oleks koos ja vaadata, kas on seal kriimud või ei ole.